No tere jälle kõigile minu kanali kuulajatele, vaatajatele, jälgijatele. Ähm, Nagu ma siin olen välja käinud, et ma teen nüüd laulmisele väikse vahe vahele ja jutukaid pole ammu olnud, et siis järgmine saab ilmselt olema jutukas. Ja kuna nüüd mul tehti laulmisele vahe vahele sellega, et mul siin jälle mingi viirus külastas mind ja võttis mul ikka paariks päevaks jälle siruli, nii et ma täna saan natukene rääkida küll, et teeme siis selle jutuka ära ja see on siis sarjast Meeri rääkiv raamat lauluga läbi elu. Ja alguses sai see sellest, et Illar Kohv saatis mulle 3. detsembril 24, ehk siis 8 kuud tagasi, sellise emaili, et kas ma oleksin nõus vastama temale mõningatele küsimustele intervjuu jaoks, tema blogi jaoks. Aga siinkohal ma nüüd ütlen kohe alguses ära, et ilmselt see tänane video saab nüüd olema natukene pikem kui üks tavaline intervjuu, mis kusagil ajalehes, ajakirjas või blogis avaldatakse, sest ja ma kohe põhjendan ka seda, miks, nii et juttu jätkub meil täna natukene kauemaks ka ilma kohvita. Aga kuna see on siis ajendatuna nüüd sellest Illari sellest küsimustest, siis mulle siin mõningad küsimused, mis ta mulle esitas, olid korduvad, millest on meil nagu varem juba juttu olnud ja 2020. aasta 3. märtsi numbris number 3 Saatuse saladused ilmus minust üks intervjuu, kus siis on minust juttu siin Inglismaal, mis mind siin on tabanud ja kuidas ma siia olen sattunud, et eestlanna Meeri jäi Londonis töötuks ja tänavale, et vot see on siis sellises Saatuse saladused 2020 märtsikuu number 3. Selles on olnud minust juttu, siis on olnud minust juttu ka Nelli Teataja 2023 31 märts, ka Illari usutlus, kus oli siis juttu, et põhiliselt laulmisest, kus tütarlaps pani Jaanus Nõgistu paika. Sellest kõigest ma räägin natuke hiljem. Ja sama intervjuu ilmus ka Illari blogis 31. märtsil 2023 ja mina ei ole papagoi ja mulle ei meeldi ühtedele ja samadele küsimustele korduvalt vastata, kuna sellest on juttu ka olnud, eks ole. Ma saan aru küll, et aeg läheb edasi, võib-olla tulevad uued inimesed, kes kuulavad, vaatavad, aga sellepärast ma tahan teha natuke teistmoodi. Ja need küsimused, mis ta esitas, siin oli 2 küsimust, mis esiteks see, et ma olen juba vastanud nendele küsimustele ja ma ei taha sel teemal enam uuesti sama korrata, on ju. Ja kui sa tahad nii väga kangesti, Illaril on kombeks neid vanu asju üles kruvida ja oma seal näidata, eks ole, millega tema kõik hakkama on saanud, no siis tee copy paste ja pane nüüd uuesti üles, eks ole, tuleta meelde, on ju. Aga ja teine asi oli üks küsimus, mis puudutas ühte asja ja ühte sündmust, mis eelmisel aastal mind ootamatult tabas ja kui ma seda küsimust nägin, siis ei saa üle ega ümber. Ma ei tahtnud, ma ei olnud valmis sellest kõigest rääkima. Ja mul tekkis juba siis üks selline mõte, et ma vastasin Illarile nii, et räägime sel teemal natukene hiljem, et mul on mõttes kirjutada üks laul. Ja kui ma olen selle lauluga ühele poole saanud, siis ma arvan, et siis võiks teha uuesti selle teema üles kruvida ja üles tõstatada ja puudutada siis ka seda laulu. Nii, nüüd see laul sai eelmisel nädalal tehtud. Ja see laul oli siis Orbude valss. Aga ma ei ole nüüd rohkem nagu sel teemal ühendust võtnud, sest minu mõtted rändasid selles suunas, et ma vastan nendele küsimustele osaliselt ja ma räägin natukene pikemalt juurde ka mõningatest asjadest. Ta siin küsis, kas on mingeid huvitavaid seiku, siis ma tegin nüüd endale ühe spikri ja ma hakkan siit spikri pealt siis järjest võtma ja neid
nendele küsimustele vastama ja omalt poolt juurde panema, mis nagu ma leian, et noh, siis ma räägin korraga ära, et ma ei põe seda, et ma pean kusagil ajakirjade ja ajalehtede esikaane peal kogu aeg nagu figureerima. Mul seda kiiksu veel ei ole. Nii et ma loen ette need küsimused, mis ta mulle esitas ja siis ma hakkan siin tasapisi vastama nendele, noh, mitte otseselt küll nii, nagu ma olen kunagi vastanud, aga natuke teisel kujul, nii minu moodi. Ja liiategi jääb see siis üles siia minu YouTube'i kanalile ja no siit võib siis seda jagada igale poole, kes kuhu tahab, on ju, ja kuulata nii palju, kui keegi tahab, on ju. Nii et salvestada või mida iganes, eks ole, et ma räägin selle asja siis nüüd ükskord ära ja nii. Ja ma loodan, et siis rohkem mulle selliseid intervjuusid ei esitata. Et saame siis nagu selle asjaga, nagu öeldakse, purki. Nii, küsimused olid siis sellised mulle. Meri-Loviisa Eiser, kunagise nimega Laine Eistre ning ka Laine Männik. Kui noorelt sa laulma hakkasid ja ehk mäletad ka oma esimest laulu, millest see oli? Teine küsimus. Oled osalenud ka ETV saates 2 takti ette ja Haapsalu Valge daam. Mida sellest ajast meenutad? Kes seal veel osalesid? Mõni praeguseks tuntud laulja. Küsimus number 3. Meenub ehk ka mõni värvikas seik sellest ajast. Number 4. Vahepeal ei laulnud, aga nüüd teed YouTube'isse videoid. Kui palju sul laule juba on? CD-plaati oma lauludega ei plaani välja anda. Ja järgmine viimane küsimus. Elad Inglismaal Liverpoolis. Kas jälgid Eesti muusikat sealt ka praegu ning kas keegi lemmik ka on? Üks küsimus on veel. Kas mõne lauljaga oled suhelnud või suhtled praegugi? No võt, see oligi küsimus, mis mulle nagu karva tuliseks ajas ühe teatud sündmuse tõttu, mis eelmisel aastal aset leidis. Aga ma alustan siis nüüd siit lõpust, eks ole. Jah, elan Inglismaal juba nüüd pea 15 aastat ja otseselt ma Eesti muusikat ei jälgi. Ja nii palju, kui YouTube'is ette satub või kusagil Google'is tuleb, et see jälle on nüüd mingi uue laulu välja või kusagilt ette satub mulle, et ma otseselt nagu ei nuhi ja ei kuula. Ja seda enam, et ma olen nagu eelmisest sajandist pärit ja tänapäeva need laulud kipuvad olema kõik sellised, et vaiba kloppimine, tümps, umpa, on ju, noh, see umpa isegi läheks mulle peale, aga siis on nüüd tekkinud veel sellised laulud, et üks DJ siin tegi oma saatesarja ühes kanalis, kus ma siis ühes raadiokanalis, kus ma siis kuulasin ja no mul tekkis kangesti selline tunne, et tund aega, noh, kui mul oleks kõõm peas, siis tund aega kõõmase pea sügamist. Ja noh, see vaiba kloppimine on ka niimoodi, et teil kõigile, kellele see meeldib nii kangesti, teil vist on vaibad nii ära kloppitud, et seal ei ole vist ühte tolmukübed ka. Noh, mina neid nii palju kloppida ei taha. Ja mulle see nagu peale ei lähe, et mulle on ikka oluline see, et laulul on ka sõnum, laulul on muusika, mitte niimoodi, et ta on mingisuguse masinaga kuskil tehtud ja no mis kõige hullem veel, nüüd tänapäeval tehakse isegi sõnu ju. Laulu sõnu isegi keegi kirjutab kusagil, annad ette, kirjutab mulle nüüd laul näiteks tingudest, täiedest, vaid ja kellest iganes ja siis kohe tuleb, on ju. Et siin nädal tagasi oli üks siukene juhus, kus oli seal 2 nädalat tagasi vist, kus tehti ühele sellisele laulu kirjutajale, tehti väljakutse, et ei ole nüüd laulu olnud, ma ei hakka ütlema millest, ja tunni aja pärast oli olemas kohe. Nii laul kui salvestatud kõik, noh, ikkagi see niimoodi tümma, eks ole, noh, ei ole minu maitse, ju ma olen nii vana. Ja mul ei ole nagu diskomuusika, noh, eks me oleme kõik sellest ajastust, ikkagi diskoajastu alguspäevi näinud, on ju, et noh, ma ei ole kunagi diskofänn ka olnud, et ega ma ükskord elus käisin diskol. Aga noh, ega see ei ole mul nii väga suur kutsumus olnud, nii et nii palju siis sellele küsimusele vastamisest, et otseselt ei jälgi ja väga paljud raadiokanalid just mängivadki seda tehnovärki ju nii palju, et noh, ei ole siin ühel hommikul, ma panin igaks juhuks hommikul raadio käima, et kuulata siis, et mis seal siis tuleb ja tunni aja pärast ma panin selle kinni, sest ma olin nii närvis sellest vaiba kloppimisest.
et ma kuulan siin Inglismaal on mul üks Smooth raadio, mida ma kuulan. Seal mängitakse sellist minu jaoks rahustavat muusikat, mis päev otsa tuleb, kõike tuleb sealt. Aga ta tuleb niimoodi, et noh, valik on selline, et ta ei ärrita inimesi, vaid ta rahustab. Ja võt sellist muusikat on mul vaja, aga mitte vaipu kloppida. Ja noh, need tänapäeva need lauljad, ka kes seal nüüd jälgida seal Eestis, need noh, saavad ühe lauluga hakkama, eks ole, ja tehakse neile tümps-tümps-taa ja stuudiotes miksitakse hääl ja miksitakse musa kõik kokku ja no, kõik on kõvad, kõik on nii kuradi kõvad lauljad, et anna minna kohe. Aga noh, see selleks, selle teema juurde tuleme mingi hetke pärast tagasi. Aga nüüd oli mul selline küsimus, et kas ma olen suhelnud ka mõningate noh, lauljatega või noh, kas ma olen kokku puutunud või kus küsimus täpselt oli, kas mõni lauljaga oled suhelnud ja suhtled praegugi? Noh, ma nüüd ma kirjutasin siin täna endale üles mõningad lauljad, kellega ma olen kokku puutunud nii mingil määral ja siis ma räägin ka mõningate puhul räägin juurde ka siis siuksi noh, huvitavaid seiku, sest mõnedele just meeldivadki need nagu seiku kuulata, eks ole. No nii, esimene number on mul siia kirja pandud Diana Klass. Dianaga puutusime me kokku Tartus ühel arstide peol Tartu Ülikooli kohvikus, kus me mängisime tantsuks ja tema esitas siis oma prantsuse teemalisi laule. Noh, Diana oma omapärase häälega, kõik väga tore on ju. Mulle meeldis. Ja me seisime isegi mingi hetk kõrvu seal alguses, ma ei tea, miks me seisime kõik bänd ja Diana minu kõrval seal ja noh, ääretult ebameeldiv kogemus, sellepärast ma usun, et oli ka Dianale, et need arstid olid niimoodi, nad istusid ja ajasid omavahel juttu ja siis nad vaatasid sind, tead, ja kui nad sind mingisuguse erilise pilguga, kui nad sind vaatasid, siis noh, jäi nagu selline mulje, et nad vaatavad sind umbes niimoodi, et ei tea, mis diagnoosi sulle võiks panna, kas sul on see häda või sul on teine häda või noh, selline, et ega nad ei kuulanud seda Diana tunni ajast kontserti, umbes tunnine oli, ega nad ei kuulanud seda ka õieti. Ma usun, et Dianal oli ka ebamugav seetõttu. Noh, artistil on ju eriti ebamugav, kui sa esined ja näed, et inimesed jutustavad omavahel ja nad ei kuula sind, nad ei vaata sind. No ja kui meie tantsime, hakkasime seal üksikud paarid, kes siis nagu tantsisid seal ja noh, hea seegi. Ja noh, Dianaga olen ma nüüd hiljuti ka natukene suhelnud meilitsi, mitte küll noh, telefonitsi ega videokõnes, aga natuke sai siin hiljuti suheldud. Nii, siis olen ma suhelnud veel Uno Kaupmehega päris palju. Olin tema fänn juba siis sellest ajast, kui ta nagu grillina, kui ta veel oli seal Tartu nüüd televisioonis või raadios oli ta ju diktor, on ju. Ja siis üks minu sugulane Rein Leppik oli ka diktor, et olid nad siis seal Unoga koos, aga siis me saime Reinuga kuskil Pärnus matustel kokku ja ema oli ka vaimustuses sellest Unost ja hakkas siis küsima sealt ja ka siis Rein hakkas muigama, ütles, mis te ikka nii väga küsite, et Uno on juba alles hiljaaegu võttis naise, noh, ega me sellepärast ei küsinud, et noh, nagu vaba, et kas ta veel vaba vallaline on, aga lihtsalt noh, siuke omapärane hääl oli tal ja see tekkis nagu huvi, aga ja Rein suskas kohe, et oi, et ta just alles hiljaaegu võttis naise. Ja noh, Unoga me muidugi kohtusime ja temaga vahel rääkisime pikemalt ja vahel ta pühendas mulle mingitel olengutel pühendas ka laule. Ja noh, jah, praeguseks on teda enam ei ole ja puhakud rahus. Siis olen ma kokku puutunud ju veel ka Vellu Viisimaaga mitmetel üritustel ja ta tuli ise korra minu juurde, et ma tahan sinuga duetti laulda. Ja siis me laulsime Kas vanaarm ka roostetab ja no päris hästi tuli välja tegelikult. Ja noh, mitte ei ta laulnud ja pärast lõime tantsu ka koos. Nii et temaga olen ma kokku puutunud. Vabandust. Siis olen ma paraku kokku puutunud ka Marju Lenikuga. Ja olen ka temaga suhelnud, aga
Siin ta sokutas nüüd ise ühe tõrva meepotti ja tekitas, ma ei tea millest ajendatuna, tekitas mulle siin probleeme. No ma ei tea miks. Aga noh, paraku ta ei teinud seda ise ja otse, ta oleks võinud ju teha, kui teda miski häiris ja ühesõnaga ta nagu kergete valedega, vähemalt mulle, see, mida mulle öeldi, kes seda palus teha, YouTube'ist eemaldati minu laul ikka jälle. See on ainukene laul, mida ma Marju Läniku repertuaarist laulsin ja mul oli sinna laulu taha kirjutatud ka, et Marju Läniku repertuaarist. Ja noh, see talle ei olevat meeldinud ja ma ei tea, mis talle veel ei meeldinud seal. Ja noh, ma olen seda kasutanud ja ma põhjendasin ka seda selleks, et vahel küsitakse minu käest, et kes seda laulu varem on laulnud, kui ma laulan mingeid vanemaid laule, sest noh, see nii väga kuulus laul ei ole tema esitsus minu meelest. Aga noh ja siis see ei meeldinud talle ja siis ta eemaldati ja siis hakati mulle minu käest nõudma, et kas mul on laulu sõnade autori viisi autor on Igor Saruhanov, veel venelane, eks ole, aga et kas mul on sõnade autori poolt luba, et ma võin seda laulda ja mina siis küsisin vastu, et kas Marju Länik on minu teada samasugune esitaja kui mina, et kas tema on teile esitanud siis loa, et temal on ainuõigus esitada seda laulu nende sõnadega. Ja selle peale tuli mulle siis vastus niimoodi, oi jah, võtame nüüd tuuri maha natukene ja vabandati ette ja taha ja taastati see laul. Aga see tingis nüüd selle, et ma kirjutasin sellele laulule ise uued sõnad. Ja see on siis Õnne leida. Ja seda on isegi minu kanalil rohkem kuulatud nüüd, kui seda ikka jälle. Nii et jah, mul tekkis küll mõte, et ma võtan Marjuga ühendust, sest paar aastat tagasi me siin viimati suhtlesime ja ta küsis minu käest, et no kuidas sul läinud on ja nii edasi. Ja noh, kui midagi oli öelda, see oleks võinud otse minuga, aga ma otsustasin, et ma ei puuduta üldse seda teemat ja ei hakka ennast rohkem sellega ärritama. Noh, asi lõppes sellega, et ju minu laul taustati ja lõppes ka sellega, et mul ei olnud omal neid laule mitte kusagile nagu salvestatud, et kui ühel päeval keegi leiab jälle miski ei meeldi, eks ole, et eemaldatakse ja mul ei ole omal midagi, eks ole, siis ma leidsin nüüd võimaluse ja võtsin kätte ja salvestasin kõik oma laulud omale turvalisse kausta ära niimoodi, et kui nad ka sealt YouTube'ist eemaldatakse, siis mul on omal ikkagi nad olemas, sest neid on juba praeguseks kogunenud ikka päris palju. Nii palju siis sellest. Siis olen ma veel kokku puutunud selliste näitlejatega nagu Toivo Arnover, Peeter Jakubi, kes oli teatavasti Ivo Schenkenberg. Ma kutsusin neid mitmeid kordi, ma olen korraldanud ka päris palju üritusi, noorteõhtuid, klubiõhtuid ja siis ma tihtipeale kutsusin neid esinema, sest neil oli päris huvitav kava. Siis olen kokku puutunud mitmeid kordi Sulev Nõmmikuga, Ervin Abeliga, Karl Kalkoniga, Aivar Toomingaga, Ines Aruga päris mitmeid kordi, Tõnu Aavaga ka päris palju, Jüri Aarmaga, kes on mul isegi kodus käinud mitmeid kordi ja on oma hamba ja küüne jälgi minu kätte ja jalga nagu nädal aega põdesin. Aga sellest olen ma kusagil ühes teises videos juba rääkinud ja sellest ma pikemalt rääkima ei hakka. Nii et Jüriga on mul sellised kogemused. Tõnu Aavaga selline lugu, et kord olime ühel jaanitulel ja Tõnu Aav oli kutsutud sinna nagu ka rääkima oma neid lugusid ja meie mängisime tantsuks ja minule kingiti lilli, aga Tõnul oli tookord naine ka kaasas. Aga naine oli lava taga, ega tema ei näinud need, kellele need lilled kingiti ja need lilled olid seal lava, vett ei olnud seal ja need lilled olid seal lava serva peal ja kui Tõnu lõpetas oma plokid kõik ära ja läks nagu pimedaks kiskuma, läksid nad oma naisega siis nagu Tallinna poole teele. Ja tulid umbes tunni aja pärast tagasi ja Tõnul olid need lilled näpu vahel, mis mulle nagu kingiti, sest naine oli need sealt lava serva pealt kogemata kaasa võtnud, arvates, et need kingiti Tõnule.
aga poole tee peal siis oli neil nendest lilledest juttu tulnud ja Tõnu ütles, et oi, aga neid lilli ei kingitud mulle, need lilled kingiti sellele bändi naissolistile ja nad keerasid poole Tallinna tee pealt otsa ringi, tulid tagasi, et need lilled mulle tagastada. Ja mina ütlesin selle peale niimoodi, et aga õieti tegid, et need lilled kaasa võtsite, sest mina pean siin võib-olla hommikuni laulma ja selleks ajaks on need lilled närtsinud, et teie jõuate sinna Tallinnasse koju enne ja need lilled saavad vett ja juua ja saavad päästetud enne. nii et noh, ma andsin need lilled ikkagi siis neile, andsin loa, et te võite need ikkagi kaasa võtta ja ma ei tahtnud neid tagasi, et nagu noh, ütlesin Tõnule, et need on nüüd nagu sulle minu poolt, on ju. Nii, vabandust. Siis Toivo Arnoveriga meenub mulle selline lugu, et Toivo Arnover mängis ka tihti lugu Liblet. Ja olime me siis, ma olen sellest rääkinud, et Maalehe organiseerimisel Paunvele laatade jaoks minu Jõgeva kodus tegime siis nagu selle laada jaoks sööke. Ja noh, läksime me siis sinna laadale ja noh, kõht läks tühjaks ja mul oli üks selline sugulane, ühe sugulase onupojapoeg. Oli mul nagu oma poeg, eks ole. Ja tema oligi siis noh, kuni 5. aastani peaaegu kasvaski minu ja meie ema juures ja läksime me siis selle poisiga sinna laadale ja kõht läks tühjaks ja võtsime siis, no lähme siis nüüd sinna Maalehe söögijärjekorda ja siis maitseme nüüd oma sööki, mis me siis nüüd paar päeva seal kodus tegime, on ju, et maitseme, kuidas ta siis siin laadal nüüd ka maitseb, on ju, aga järjekord oli päris pikk ja tuleb siis Lible seisab minu taha. Noh, Toivo Arnover, kes oli siis riietunud ennast Libleks tol üritusel seal. Vabandust. No ja noh, aga ega rahvast oli seal päris palju, järjekord oli ka päris pikk ja tema hakkab siis minuga kõva häälega rääkima. No tere siis Kahja, kuidas sa siis nüüd elanud oled Kahja, kas sul ka meest on ja? Mina ütlen, et ei ole praegu, et nagu meest, aga kas sa üldse tead, mis mees on või? Mina ütlen, no tean ikka küll, on ju. Ja siis ta küsis, et oota, kas see on sinu poiss või? Ma ütlesin, et ei ole minu poiss. Aga kas sul ikka lapsi on või? Ma ütlesin, et ei ole. No siis sa vist ikka ei tea, mis mees on. Ja selle peale rahvas, kes ümber meie oli, hakkas naerma. Sest see oli nagu mini etendus, aga ega nemad ei teadnud, et me omavahel tuttavad oleme. Ja noh, me ei reetnud nagu ka mitte millega, et see oli nagu juhuslik jutuajamine, eks ole, ja no Lible seal justkui kõnetas mingit tundmatut naisterahvast, eks ole, ja siis kujunes selline nagu mini etendus rahvale, et rahvas siis hakkas naerma ja plaksutama selle peale. Noh, me püüdsime tõsiseks jääda ikkagi, sest no võt selline, noh, kui siin küsiti, et kas tuleb mingeid huvitavaid seiku meelde. Et võt selline seik. Siis, mis noh, olen ma kokku puutunud ka Raimo Aasaga ühel juubelil, kus tema oli just nagu õhtujööks kutsutud ja mina esinesin 3 lauluga tol ajal. Tantsuks mängis seal hoopis üks teine bänd, sest noh, see, kelle juubelil me olime, see oli siis nagu meie bändi juht, Illar. Ja Raimo oli nagu tema kursavend, noh, Tallinna koolipäevilt. Ja siis kusagil vastu hommikut tulid need Illariga mõlemad tulid minu juurde ja Illar ütleb, et Raimo tahab sinuga rääkida. No ja mis ta siis tahab rääkida? No räägi siis. Ja siis ta ütleb niimoodi, et kuule tüdruk, sina istud kodus sellise häälega, see on kuritegu ja ei laula mitte kusagil. Noh, tol hetkel ma tõepoolest ei esinenud, et see 3 laulu, mis me tookord seal Illari juubelil esitasime, see oli lihtsalt noh, nagu selleks korraks, aga nagu ametlikult, nagu aktiivselt me ei tegutsenud. Nii. Sina istud kodus sellise häälega ja see on kuritegu. Samas, kui Eesti on täis ise hakanud nii-öelda lauljakesi, lauljaid, kel pole häält ollagi, kellele tehakse masinatega hääl taha, tümps taha ja kõik on kõvad lauljad. Et sa pead tõsiselt selle asja üle mõtlema, aga noh, mul ei olnud seal midagi mõelda. Nii et noh, ju siis kõlbas kuulata, on ju. Nüüd ma vaatan, kas mul on selle lehekülje pealt said
selle lehekülje pealt said märkused otsa, võtame järgmise lehe ja alustame siis nüüd algusest. Vabandust. Siin oli küsimus, et millal ma laulma hakkusin. Nii, laulma olevat ma hakanud veel enne kui rääkima. Nii on mulle öeldud. Ma ise ei mäleta sellest ajast suurt midagi. Noh, ma ei usu, et see nii väga laulmine oli, see oli rohkem lalisemine, eks ole. Ema ja isa mul mõlemad laulsid. Ema küll mitte nii, ta käis laulukooris laulmas, aga ta on nüüd nii palju tihti küll kodus ei laulnud, et isa tihtipeale küll laulis, et isal oli natukene selline värisev hääl. Mitte alati, aga vahel oli ta siuke hääl hakkas värisema. Mina olen nüüd enda hääle juures ka täheldanud, et mul ka vahel hakkab natukene hääl värisema. Ju siis on isast päritud mul. Nii et, aga isale meeldis, ma mäletan laulda, ta ikka tihtipeale laulis, et kollased juuksed, rohekas kleidike, lühike veidikese, rohekas kleidike. Et ma arvan, et see võis olla siis üks esimesi laule, mida ma nagu laulma hakkasin, sest isa seda tihtipeale laulis. Et ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, et see võis olla see kollased juuksed, rohekas kleidike, rüühike, veidikese, rohekas kleidike ja noh, ma hakkan rohkem laulma. Siis edasi käisin lasteaias ja lasteaias oli siis ka niimoodi, et noh, seal ka ju muusikakasvatajad ja ma ei mäleta, et ma seal oleksin nagu soolonumbritena esinenud või eraldi nagu solistina, seda ma ei mäleta küll. Et võib-olla, aga ma ei ole kindel. Nii et, aga kui nüüd selle juurde tulla, lasteaia juurde tagasi tulla, siis siit ka üks huvitav seik, et kunagi käis Eesti Televisioon selles sordi lasteaias, kus ma käisin, käis filmimas laste tegevusi hommikust õhtuni. Et noh, päeval olid siis mingisugused mängud ja see olid seal karjalaudad tehtud, mina mäletan, mina mängisin juuksurit, mina olin juuksur. Ja millega olen ma ka kokku puutunud hiljem ja noh, oma juuksed on tulnud sättida ja et noh, see oli kah nagu päris, aga ja siis õhtul, siis oli vahepeal magamine, sellel magamise ajal siis ilmselt räägiti kasvatajatega, ma seda nagu ei mäleta sellest saatest ja ega ma väga palju ei mäleta, noh sellest saate, noh ma mäletan seda, et oli, siis oli õhtul oli mingisugune pärast magamist oli ringmängud ja laulmised ja tantsud ja meie muusikakasvataja Fernanda Tamm oli siis see, kes klaveril meid siis saatis. Ja ega ma suurt midagi sellest rohkemat ei mäleta. Kui et noh, selline asi toimus. Aastaid hiljem ütles muusikakasvataja mulle niimoodi, sattusime me kusagil kokku ja ta ütles, et mul ei ole elu sees nii häbi olnud, kui sina panid mind häbi tundma ja ma põen seda siiamaani. Ja ma küsisin siis, et millega ma siis sulle seda häbi tegin. Vot olevat sellega temale häbi teinud, et seda, kui tema meid klaveril seal saatis ja siis me seal nagu ringmänge mängisime ja laulsime, siis ta olevat mänginud kogemata ühe vale noodi. Ja mina olevat õiganud kõva häälega valesti. Noh, sest ma kuulsin, et noh, vale noot oli ja noh, õikasin kohe kõva häälega valesti. Ja ta ütles, et no see olevat seda välja lõigatud, eks ole, ja see läks ka sinna sisse ja kõik kuulasid ja vaatasid seda, et võib-olla kõik ei pannud nagu tähelegi, et see noot vale oli, kuna mina õikasin valju häälega üle selle laulumise ja tantsimise, siis see oli noh, mis ma selle enam teha sain, noh. No, lapsed ütlevad välja otse, mida nad mõtlevad ja mida nad kuulevad on ja no võt selline seik, et jah, sellepärast mul on, et kui ma siin kuulan neid raadiojaamad siin tänapäeval mängivad tihtipeal ju, tuleb sealt just niimoodi, et on suured diskorid teevad siin laule ja siis laulavad ise ka ja siis ega nad viisi nagu ei pea, aga see polegi nagu oluline, sest peaasi tümps käib. Peasid vaibad saavad ära klopitud ja isegi ühel peol mul jäi silma, kus küsiti intervjuud ühel peol, kus üks selline artist esines, kes nagu viisi ei pidanud, eks ole, et no, et kuidas sulle meeldib, sest ma ei tea, et lõbus on ja ega ma nagu sõnu ei kuulagi eriti, aga noh, tüps käib ja lõbus on. No võt, mina ei ole siukene lõbunaine kunagi olnud, et ma lõbu pärast midagi teeksin, et
noh, selle tümpsu pärast, no jah, mul noh, need oma salvestused, mis ma nüüd YouTube'i teen, et ma püüan neid teha ikkagi ka niimoodi, et vigu ei tule, aga noh, ikkagi tuleb, sest aga noh, see on minu jaoks uus olukord, sest ma olen varem ikka nagu ainult põhiliselt laulnud ja võtan mikrofoni ja laulan, on ju, ja keegi teine ikka mängib pilli. Suuresti on nii olnud. Ja noh, et ma pean nüüd olude sunnil ise ennast saatma, see on minu jaoks nagu uus väljakutse ja ma pidin sellega ikka alguses kõvasti harjuma. No nii see selleks. Lasteaiast jõuame siis nüüd selleni, et kui mul oli 16 aasta sünnipäev, siis ma hankisin endale kopsupõletiku. Ja kuna ma sain 16, siis ei saadetud mind lastehaiglasse, vaid saadeti mind täiskasvanute haiglasse. See oli Lustivere haigla, mis oli siis nagu Lustivere mõis, eks ole. Ja seal olid suured saalid, mõisasaalid, kus oli ka suur tiibklaver. Ja noh, igava võitu oli seal ja mina siis hakkasin õhtuti seal klaverit klimperdama ja laulma ka ja mehed, kes tavaliselt õhtuti kaarte mängisid teisel korrusel, need kolisid ka siis sinna suurde saali, kus ma siis mängisin õhtuti ja laulsin ja mängisid oma kaarte, siis seal kuulasid seda minu laulmist, mõned isegi tantsisid ja vahel tulid arstid ka sinna ukse peale kuulama ja siis, kui mõni seal väga ägedalt tantsima hakkas, siis arstid tuletasid meelde, et vabandage väga, siin ei ole tantsusaal siiski, siin on haigla ja võtke natukene hoogu maha oma tantsimisega. No, ega ma nii väga ooksaid laule siis seal ilmselt ei mänginud ja laulnud, aga jah, ma mäletan, et arstid seal vahel ütlesid, et kuulge, siin on haigla ja võtke ikka natukene hoogu maha. Aga noh, päris ära ei keelatud. Ja pärast selle siis oli seal selliseid, kes hakati mind siis kutsuma siis sellistele väikestele pidudele, kus nagu noh, mõnel pool ei olnud klaverit, siis tuli nagu akordioniga saata ennast, no et tule laula meile ka paar laulu, et noh, oleks nagu mingisugune meelelahutus või noh, kontserdi osa ka ja siis ma ikka käisin vahel ja vahel tuli isegi tantsuks mängida, öeldi, et kuule tüdruk, et võta nüüd ja mängi natukene meile tantsuks ka, et me siin oleme nagu napsu võtnud ja nii edasi, et laulsid meile kontsert, andsid küll, aga nüüd mängi natuke tantsuks ka, me tahame tantsida nüüd. No siis tuli isegi tantsida natukene. Nii, ja kuna mina elasin seal Jõgeval ja meie naabriteks oli Jüri Leesment ja tema pere ja Jüri ema Ille oli Jõgeva näidis Sofoosis ametiühingu esinaine. Ja tema hakkas siis ka mind, eks ta siis kuulis seal, kui ma kodus vahele harjutasin ja hakkas siis ka mind kutsuma sinna klubisse esinema. Alguses ma käisin niimoodi, et noh, kui laste pidulik sünnitunnistuste kätteandmine, siis oli paar laulu vaja laulda ja siis ma käisin seal, noh, laulsin ise ja saatsin ennast ise ka klaveril. Aga noh, hiljem ta siis, kas tuli siis nagu sinna üks, noh, klubisse tuli nagu üks kunstiline juht, siis hakkas tema mind saatma ja Vaimastverest siis Iller, kes no siis oli mul nagu 2 klaverisaatjat, kellega ma siis nagu hakkasin esinema. Ja siis tuli nagu hakata isegi, noh, Iller nagu siis pakkus välja, no et kas ma ei tahaks hakata tema bändis, et tollal oli ta kombo, vist alguses, kui ma läksin, oli ta kombo, aga siis käisti, kuna see ei olnud nagu, noh, ei sobinud nagu, et see ei ole nagu nõukogude pärale sobinud, see on väljamaine nimi ja tuleb nimi ära vahetada. Ja siis vahetati see nimi partneri vastu. Ja siis, aga noh, see oli kuskil, see partner tegutses kuskil 6-17 kilomeetrit minu kodust eemal ja noh, siis kuidagi oli ju vaja sinna saada, kolmapäeviti olid need proovid, ma mäletan. Ja ametiühisus siis organiseeris mulle kolmapäeviti auto ja autojuhi, kes viis mind siis sinna proovi, istus ja ootas seal nii ka, kui siis see proov sai läbi ja siis tõi mind koju tagasi. Ja enamasti oli siis selle proovi või noh, selleks autoks oli veoauto, millega mind sinna viidi ja toodi. Et kui olid esinemised, meil oli seal näiteks oli 10 osakonda ja vahel oli nii, et õhtu jooksul oli vaja mitmes osakonnas esineda, siis sõidutati küll Volgaga, aga proovidesse sinna siis noh, viidi ja toodi mind veoautoga. Ja see oli siis põhiliselt, noh, praegu on ta siis nagu vana Kallimaa, see Aimar Pihlak, eks ole, see oli Aimari isa. Ja Aimar oli siis just vist isa sündinud, nii et oli niisugune väga pisikene tol ajal. Nii et Aimari isa siis vedas mind kolmapäeviti veoautoga sinna Vaimastverre proovidesse ja tagasi. Et vot sellised ajad on möödas. Siis 9. klassis, kui ma käisin, siis ma osalesin vabariiklikul koolinoorte vokalistide konkursil. See oli siis nagu 2 voorus, oli nagu Lõuna-Eesti voor, Põhja-Eesti voor, nii et Lõuna-Eesti vooru ma võitsin.
sain esikoha, sain edasi nagu Tallinna vooru, lõppvooru ja Tallinna vooruga oli siis niimoodi, et see oli kevadisel kooli vaheajal ja mul oli äge angiin ja tekkis küsimus, kas ma üldse saan laulda või ei saa laulda. 4 laulu oli vaja laulda. Aga mul vennanaine keetis siis, poolvennanaine keetis mulle siis kokku mingisuguse tee ja õpetajale sai siis räägitud, et mul on siuke tõsine angiin on ja siis nagu hääle proovi enne nagu tegema üldse ei hakanud. Kohe läks nagu siis laulmiseks siis oli see klaverisaatja meil, oli muusikakooli õpetaja ja sain ma siis oma lauludega ühele poole ja kui ma selle 4 lauluga olin ühele poole saanud, siis mul ei olnud häält ollagi ja mitte keegi ei uskunud. Just mõningad teised õpetajad tulid minuga rääkima, et nad ei uskunud minu õpetaja juttu, sest et ei ole ju võimalik, eks ole, et niimoodi laulab ja nüüd ei ole häält ollagi, on ju, et äge angiin veel samal ajal. Nii et selle ma võitsin, sain esikoha. Ma mäletan, et kui ma laulsin Lauliku lapsepõlve, siis Lauliku lapsepõlve Ludmilla Isakova oli žürii esinaine konservatooriumist ja tema kuulas suu lahti. Ja kui ta neid tulemusi seal ette ladus, siis ta ütles niimoodi, et mitte ükski professionaal ei ole seda laulu nii hästi laulnud, nagu sina laulsid. Ja seda laulu on kuulda olnud ju Margarita Voitase esituses ja veel mõnede tuntud ooperisolistide esituses. Nii et selline oli tema kommentaar. Ma olin tol ajal nii maalt ja hobesega, et ma ei osanud sellest. Muidugi hea meil oli, muidugi kuulda on ju, aga ma olin ju tegelikult väga haige ja see selleks, aga sain oma esikoha kätte aga õhtul oli Estonia kontserdisaalis nagu siis, seal oli ka muid üritusi, mitte ainult see vabariiklike vokalistide konkurss, oli ka muid üritusi muusika vallas, oli mingi muusikanädala raames ja siis oli Estonia kontserdisaalis oli siis nagu 2-osaline kontsert, mis nagu salvestati siis televisiooni ülekandeks ja mina pidin siis esinema esimeses osas, mis läks otse ülekandesse. Teine osa läks siis salvestusse ja näidati millelgi hiljem, aga mina pidin laulma siis nagu otse, selles esimeses osas, otseülekande osas. Nii, aga mul polnud ju häält, eks ole. Aga mul tuli laulda, valiti välja, et ma pean laulma seal seda Dunajevski teed. Teedel rajud, lõputud teed, karmid lumesajud. Ja nii edasi, et seda laulu pidin laulma. Ja siis see vennanaine keetis mulle jälle uue tee õhtuks kokku ja siis ma sain selle laulu ikkagi ära lauldud. Aga sellega oli nüüd ka jälle siukene lugu, et seal olid need erinevad mingid ansamblid olid enne seda ja siis kui mina nagu laulma hakkasin, siis lükati nüüd sealt lava kõrvalt see suur tiibklaver sinna keset lava, et siis see klaverisaatja saaks siis mind saata, ma saaks selle laulu siis ära saada. Aga mis juhtus? Juhtus see, et klaveri tiiva alt tuli jalg ära. Murdus ära, kui mehed seda sinna lavale lükkasid. Selle peale kaamera näitas siis seda logo, mis seal seina peal oli lava taga, eks ole. Ja teine klaver oli küll, aga ei hakatud, otse ülekanne oli. Ei olnud ju võimalik, et välja lõigata või midagi, otse ülekanne, siis näidati seda logo seal taga, tooli sellele klaveri tiivale, pandi tool alla, aga tool oli madalam kui jalg, on ju. Siis jäi nagu see klahvide osa jäi nagu kõrgemaks, siis klaverisaatjale pandi mingisugune kõrgendus tooli peale ja siis see tiibklaver oli siis seal niimoodi kreenis, seal lava peal. Ja selle peale keegi kommenteeris, et ei tea, kas see saab nüüd olema mingi tulevane suur solist, et Estonia kontserdisaali klaver ütleb üles ja kas tahab uut klaverit või mis värk on, et siuke kommentaar jäi mulle kõrvu tol ajal, ma mäletan. Nii et selline lugu oli. Ja vot sellele konkursil puutusin ma siis kokku, keda ma mäletan, oli Henri Laks. Ja Henri Laks tuli küll 4. Ja tema ei esinenud nüüd selles otsesaates, tema esines selles teises osas ja tema laulis seal seda, millest loidab igavene tuli. Tema laulis seda laulu ja Henri muusikaõpetaja laulis Rammi meeskooris.
ja kui nüüd me sinna Estonia kontserdisaali läksime, siis meil tekkis Hendriga nagu selline hea kontakt ja õpetajad omavahel hakkasid ka suhtlema ja siis meil oli võimalik seal nii-öelda selles RAM-i meeskoori harjutuste ruumis seal nagu lihtsalt istuda ja aega veeta ja oma riided olid meil seal ja seal häält lahti laulda natukene ja rääkida ja suhelda. Ma mäletan, et minu õpetaja hakkas siis nagu Hendrile veel oma õpetussõnu jagama, kuidas Hendri peaks seda laulu nüüd, seda Igavene tuli, kuidas ta peaks seda laulu nüüd laulma ja Hendri läks kaunis närvi, ütles, et minu õpetaja on mind niimoodi õpetanud ja sinu õpetaja ütleb nüüd, et ma pean nii tegema, mis ma pean tegema. Ma ütlesin, võta rahulikult, sina laula nii, nagu sind on õpetatud. Aga mis mulle sellest ruumist meelde jäi, oli see, et see ruum oli täiesti matt. Seal ruumis ei olnud absoluutselt akustikat. Ja kui minu õpetaja siis küsis selle Henri õpetaja käest, et miks see ruum nii matt on, siis öeldi, aga laul peab hakkama helisema ka matis ilma igasuguse akustikata ruumis. Ja kui see laul hakkab naturaalselt helisema ilma akustikata ruumis, siis ta heliseb igas ruumis. Väga hea tähelepanek. Ja kes nüüd ütlevad mulle, et ma peaksin oma videoid, mis ma siin kodus nüüd salvestan, küll salvestama igasuguste, ma ei tea, võta mikrofonid, võta mida iganes teist ja kolmandat, eks ole, siis minu videod on naturaalsed. Ja mina olen alustanud oma laulmist naturaalselt, ilma igasuguste mikrofonideta, ilma igasuguse tehnikata. Ja kui kõik need lauljad, kes ennast suurteks lauljateks peavad, suudavad ka laulda ilma igasuguse tehnikata, ilma kajamasinateta, ilma abivahenditeta neid laule naturaalselt, kuulatavalt, no tere tore, siis võib küll öelda, et nad on lauljad ja mina ei pea ennast mingiks lauljaks, aga võt selline tähelepanek, et laul peab helisema ja kõlama ka ilma akustikata ruumis ja kui ta seal kõlab, siis ta kõlab ka igas ruumis. Nii. Nüüd jõuame siis järgmise konkursi juurde, mis oli siis Haapsalu Valge daam. Ja selles Haapsalu Valgel daamil ma osalesin, ma arvan, et esimest korda see võis olla 81. Selleks, et mul ei ole täpselt meeles seda aastaarvu, aga mul on nagu meeles, et augustikuus toimuvad need, et see toimus nagu mitte iga aasta, vaid nagu iga 2 aasta tagant ja teist korda ma osalesin seal 83. aastal, siis järelikult esimest korda oli see 81. aastal. Ja võt sellel konkursil osales nüüd Marju Lenik ka ja tema võitis selle, et seal me nagu puutusime Marjuga esimest korda kokku ja me pidime isegi ühes toas ööbima temaga. Aga tema muidugi sinna tuppa ei tulnud ja kui ma teisel õhtul küsisin, et kas sa täna õhtul tuled siis sinna tuppa, siis ta ütles, lähen ma kuhu ma lähen, aga võt sinna tuppa ma ei tule. Ja ma ei hakka ütlema, milline esmamälestus mulle, seoses sellega on mul sealt ka üks mälestus, mis esmamulje mul Marjust jäi ja ma vahepeal püüdsin selle nüüd siis nagu ära unustada, aga ta oma selle eelmise aasta käitumisega tuletas mulle meelde, et ei ole miski muutunud siin ilmas. No see selleks. Aga mina olin siis nagu kõige noorem osavõtja seal ja mulle siis nagu anti kõige noorema osavõtja mingi puidust seina selline nagu mingi mitte aukiri ei olnud, aga puidust oli see tehtud, mitte paberist. Et kõige noorema osavõtja, see oli, sinna põletati sinna peale see. Ja teist korda osalesin ma siis 83. aastal. See oli siis, see toimus nädal aega enne mu esimesi pulmi, mis olid siis 3. septembril ja see oli täpselt nädal aega enne seda, nii et vaata, siis ma olin nagu parasjagu ka närvis kõige suhtes ja vaata, sellest ei mäleta ma kui suurt midagi, sest ma olin seal üksinda ja mingeid toetajaid mul ei olnud rohkem kui Felix Mandre, kes nagu siis oli mulle toetajaks ja ilma tema toetamiseta ma ei tea, kas ma üldse midagi mäletaks või kas ma üldse oleks suutnud lauldagi. Nii et tema oli minu suureks toetajaks igal pool, nii et muidugi Felix Mandre puhul tuleb ka seda öelda, et tema pakkus mulle mitmeid kordi välja, et ma läheksin Tallinnasse elama
ja kooli, jätkaksin oma kooliteed Tallinnas ja elaksin Tallinnas, et tema võtab mu enda hoole alla ja hakkab minu laulja karjääri eest hoolt kandma. Pakkus mulle ennast nagu mänedžeriks siis, aga kus mina, Mahati hobesega, kus ei, mis Tallinn on nii suur linn, et ei, mina ei lähe kuskile kodust ära. Ei, Tallinnasse jääb ära. Ei läinud ma kuskile. Kuigi jah, mulle korduvalt seda võimalust pakuti, Veeliks pakkus mulle seda korduvalt seda võimalust, nii et ei, ma ei läinud. Ja ega ma ei kahetse. Siis ma osalesin ka, aastat ma nüüd ei mäleta, osalesin ka 2 takti ettesaates, nagu Illar siin mainis, eks ole. Ja ma ei mäleta, kui ma ei ole päris kindel, kas ma laulsin seal seda Andesta või ma laulsin saates ka või ma laulsin seda seal nagu proovidel, katsetel, eks ole, aga ainult see mulle nagu meenub, et Andesta. Andesta veel mu kapriisid, kui saad, andesta veel, sest veel elan ma. Võt seda laulu. Ja selles saates oli siis ma puutusin uuesti Marjuga kokku. Marju oli siis nagu eelmise 2 takti ette hooaja võitja ja oli siis sinna saatesse kutsutud külalisena. Ja saatejuht oli tookord, ma mäletan, Aivar Mäe. Ja see stuudiokujundus oli selline, et seal olid nagu suured konteinerid ja siis inimesed seisid seal konteinerites püsti. Ja kui mina küsisin siis nüüd Jaanus Nõgisto käest, et siin oli artikkel, eks ole, kes pani Jaanus Nõgisto paika. Mina küsisin siis, et kus garderoobis ma siis saaksin nagu riideid vahetada, stuudioproov oli 1 ja siis salvestuseks läheb, et kus ma saaksin siis nagu riideid vahetada ja meikida, me pidime ise meikidega, nagu seal meil ei teinud keegi meiki, on ju. Ja siis ta ütles, aga sul ei ole mingit meiki või sul ei ole mingit esinemisriideid või vahetada, need on head riided küll, on ju, ja mina ütlesin, et ei, sina võid, mina olen harjunud, nii et ma vahetan riided, on ju, ja siis ma ütlesin, ja mis see stuudiokujundus siin üldse on, see on nagu ahvid puuris, eks ole, seisavad siin nagu ahvid puuris. Mind nagu härritas see, et ta ütles, et mul ei ole vaja riideid vahetada, ei ütle ikka mulle küll niimoodi, et mul ei ole vaja riideid vahetada, kui ma on vaja riideid vahetada esinemiseks. Nii, dressides ja tossudes mina ei lähe lavale. Pole kunagi läinud. Ja see nagu ärritas mind ja siis ma nagu julgesin suu lahti teha ja öelda, et mulle need sinu stuudiokujundus siin ka ei meeldi, need nagu ahvid puurides siin seisavad ja läbi kätega siis vaatavad ja tõesti läbi puuri vaatasid, on ju. Ja siis selle peale tuli sealt lava tagant, mitte lava tagant, vaid sealt stuudio nurgast kusagilt tuli kardinate tagant välja üks mees ja kui ma ei eksi, siis oli see Eros Priit. Ja ütles niimoodi, et võt ma tahan seda julget naisterahvast näha, kes julges Nõgistole seda öelda. Et me oleme tahtnud ammu öelda, aga me pole julgenud. Ma tahan oma silmaga seda julget naisterahvast näha. Mis ma ei olnud nii väga naisterahvas ühti, ma olin siis ikka veel kaunis plikakene oli tol ajal. Võt selline lugu jälle nagu seik, eks ole, nagu Illar siin küsis, et huvitavaid seiku. Sellest on muidugi ka intervjuudes varem juttu olnud. Nii. Ja siis oli selline asi nagu Tartu tantsuviis, kuhu hakati see, mis toimus siis Tartus Veeringu tantsusalongis, kuhu siis hakati meid sealt Jõgevalt ka kutsuma, meie trio Amigo. Ja see oli nüüd selline publik, kus inimesed tulid puhtalt tantsima, seltskonna tantsu, et seal umpa, tümpa ja vaiba kloppimisega polnud mitte midagi peale hakata, siis oli ühesõnaga juhatati kohe uksest välja see bänd. Et meile nagu öeldi ette ära, et ainult seal oli ette kirjutatud isegi mitu valssi peab olema, mitu tangot peab olema, mitu aeglast valssi oli nagu ette kirjutatud ja seal oli siis nagu 45 minutised plokid, 15 minutit pausi ja need olid pühapäeva õhtutiks, neid oli 3 või 4 plokki, ma enam mäleta, aga 45 minutit mängu, 15 minutit pausi ja siis jälle lavale ja seal jah, teatud, praegu, kui ma neid YouTube'i kanaleid teen, siis nii mõnedki on mulle seal öelnud, oi, ma mäletan teid veel sellest ajast, eks ole. Aga eks sellega oli ka jälle niimoodi, et Tarmo Varendi, kes seda üritusi seal korraldas, on ju, ja siis ta hakkaski, need olid need tantsuviis pühapäeva õhtused üritused ja siis ta hakkas kutsuma neid bände nagu korra aastas ka sinna, et teeme Tartu tantsuviis nagu võistlused, pandi meid siis nagu omavahel nagu proovile. Vabandust. Ja ega siis see jälle ei meeldinud seal nendele kohalikele, ma mäletan neid nägusid väga hästi, Aivar Juuse ja Raen Väikene Elmari raadiost ja Anita Sepp ja kuidas nad siis meid põrnitsesid.
mis nii mingi Jõgeva bänd tuleb siia Tartusse nüüd laiema, no ega ei tule ikka küll. Ja ühel aastal see siis lõppes sellega, et noh, lavaproovis oli kõik okei ja siis, kui me esinema hakkasime, pooletunnised plokid olid igale ühele, siis meie heli keerati niivõrd tuksi, sest helitehnikule olevat antud käsk meie heli tuksi keerata. Ja siis keeratigi tuksi. Aga noh, õnneks publik teadis juba meid enne ja publik ei lasknud ennast sellest suurt häirida. Helitehnikule tehti peapesu ja järgmine aasta, kui see üritus toimus, siis oli Elmet Neumann oli siis Tarmul seal nagu abiliseks ja Elmet seisis siis meie esinemise ajal helitehniku kõrval seal valvas, et see meie heli jälle tuksi ei keeraks. Nii et noh, jah. Ühel aastal siis pani Elmet ka mulle auhinna välja, andis mulle 20, tollal ma vist olin nagu parimaks naissolistiks, see oli, ma ei mäleta aastat, aga no see oli selle sajandi alguses, kuskil 2000. aastate alguses. Ja parima naissolisti tiitli ja siis ma mäletan veel, et noh, žürii, see lõppes kaunis hilja öösel, kui see žürii siis otsuseid tegi ja näha oli juba, et žürii liikmed on nagu osad olid juba nagu saalist tagasi, aga et noh, et millegipärast ei hakata neid tulemusi ette laduma ja noh, venib, inimesed olid tüdinud, tahtsid ära koju minna, no ei midagi venib. Ja lõpuks siis tuldi rahva ette ja hakati siis neid tulemusi ette laduma. Ja seal žüriis oli siis nüüd üks naine, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga tema siis ütles niimoodi, et vabandus, et miks see asi venis sellepärast, et tal olevat olnud kaasa võetud üks auhind, mida ta annab parimale naissolistile. Aga kui ta siis nüüd oli, noh, selleks osutusin siis mina sel aastal, aga ta leidis, et see auhind, mis tal oli kaasa võetud, ei olnud piisavalt minu vääriline. Ja siis ta läks koju, tõi kodust uue. Ja vot sellepärast see kõik venis, et kui see žürii oli oma otsuse langetanud, läks see žürii liikmetest koju, tõi siis uue kingituse, andis, et see mulle siis üle anda, mis oli siis nagu rohkem minu vääriline. Nii et ka jälle väike seik, eks ole, mis nagu tekitas teistes, no et teistes nagu teised pidi ootama nii kaua. Ja Helmat pani mulle ka siis tol aastal välja 20 tundi tasuta kõneaega, mitte kõneaega, vaid stuudioaega tema stuudios salvestamiseks, mis jäi mul ka tollale kasutamata, sest bänd läks laiali ja me enam nagu ei tegutsenud. Ja selle peale siis nagu Tarmo hakkas mulle helistama aeg-ajalt ikkagi, et no põhjused olid perekondlikud, isiklikud, et kuule, et rahvas nõuab sind, et kui sa ei ole enam võimeline oma eksabikaasaga seal ühe lava peal esinema, et ma panen sulle ise Tartus mingi bändi kokku, et saad aru, mulle on see oluline sellepärast, et teie bänd oli Suveniiri järel teine, kes mulle publikut kohale tõi. Et kui Suveniir mängis pühapäeviti, siis oli kõige rohkem publikut meie, kui Amigo mängis, oli natukene vähem kui Suveniiri puhul, aga meie tõime talle siis nagu arvuliselt teisel kohal oleva numbri publikut kohale ja need Tartu omad siis olid seal nagu tagapoolne. Loomulikult siis neile ei meeldinud see, ma ei tea, jälle seiklus, eks ole, kui siin seiklustest juttu tuli. Kui nüüd rääkida, no nii palju siis nendest laulmistest ja võistlustest ja kui küsimus oli siin, et milline üks esimene laul oli, siis ma mõtlen lapsepõlvest, võib-olla oli siis see Kollased juuksed, rohekas kleidike, aga kui ma nüüd hakkasin seal klubis laulmas käima, siis üks esimestest lauludest, mis ma laulsin, oli Kiri Pinocchiole. Et see oli üks esimestest lauludest. Ja siis tulid seal veel Metsateel ja Tule tagasi Sorrentosse ja selliseid laule, aga üks esimesi laule, mida ma siis nagu selle klaverisaatega seal laulma hakkasin, oli Kiri Pinocchiole. Et selle olen ma nüüd omal olen ka salvestanud YouTube'is, on seal olemas ja natukene pikendatud variandis nüüd, kui ma tol ajal laulsin. Nüüd siis muusikaajast ja muusika sellest tegemisest nagu üldse. Meil oli kodus päris korralik raadio, millel oli ka plaadimängija peal, tol aja kohta küll, eks ole. Ja oli kodus olemas ka nagu selline plaat nagu Militsa korjuse plaat. Militsa korjus on koloratuursopran. Ja mulle nii kangesti meeldis. Ja siis, kui ma olin vahel kodus üksinda, ema-isa olid tööl, siis ma panin selle Militsa korjuse plaadi peale ja kuulasin ja laulsin kaasa.
sest ema-isa ei olnud kodus ja nagu salaja tegin, et noh, päris kõvasti ka ikka. Ja ma arvan, et noh, kuulmise järgi mulle endale tundus, et noh, tuli nagu päris hästi välja. Et ma ei jäänud sugugi alla ja noh, minu hääle ulatus oligi kunagi 3 oktavit. Ja need Militsakorjuse laulud, need olid mul kõik nii väga selged aga noh, selleni mina ei jõudnud. Kodus harjutasin ainult omaette. Ja siis ma läksin, kui koolis hakkasin käima, siis ma läksin ka muusikakooli. Muusikakooli sain ma muidugi sisse ja seal ma siis käisin nagu 3 aastat. Jõnnedi käisin kuidagi moodi ära. Ja miks ma ütlen jõnnedi? Sellepärast, et mulle anti nagu, nende arvates, kooli juhtkonna arvates anti mulle nagu kõige parem õpetaja. Sama õpetaja, mis oli ka Alo Matiisenil, et meie tunnid olidki tihtipeale niimoodi, et kas Alo oli enne mind ja mina pärast teda või vastupidi. Et me tihtipeale nagu just vahetasime nagu, noh, ma olin nagu Alod nagu kuna ta mu naabripoisi juures, selle Jüri juures käis ju tihti, sest ma olen temaga seal ka kokku puutunud, aga noh, jah, Aloga sai nagu rohkem selles muusikakoolis nagu rohkem kokku puutud ja muidugi ka Raul Vaigla käis ka tol ajal, aga tema ei õppinud klaverit. Nii et Raul Vaigla käis ka samal ajal muusikakoolis. No ja, aga jõnnedi sellepärast, et mulle ei meeldinud, ma ei saanud selle õpetajaga hästi läbi. No küll olid mul küüned pikad, küll olid lühikesed, küll oli mingi häda ja pidevalt oli tal mingi vingumine, tal oli juba nägu, tead selline peas, Tartus ta käis, üks õpetaja ei olnud kohalik. Aga noh, nende arvates parim, no mina mitte summa ei klappinud ja siis anti mulle, hakkasin kõrvale hiilima ja siis hakati küsima, direktor oli samas külas, kus mina nagu ja ema nagu teadis ja tundis. Ja siis noh, see nagu ütles siis sellele direktorile, mis probleemid mul on, et no ma ei taha enam minna sinna ja õpetaja pärast. Ja siis anti mulle uus õpetaja. Aga noh, see mulle ka eriti ei meeldinud, nii et sellel oli talle omad nõudmised ja vaata, kui sul on juba mingi trots sees, siis anti jälle uus õpetaja ja siis tekkisid teised huvid, eks ole, et naabrid seal käisid väljas ja mängisid ja muid asju ja nii edasi. Nii et ma umbes 3 aastat ikkagi vedasin, aga ma jätsin nagu vist paar kuud enne kooli 3. aasta lõppu jätsin nagu muusikakooli nagu pooleli, et ma ei lähe enam. Aga noh, direktoril olid teised plaanid ja direktor andis siis mulle võimaluse, et noh, nagu öeldakse suvetööle, eks ole, et me anname sulle nädal aega võimalust, et tee siis nagu järeltööd, et oma hinded ikkagi kätte saada solfedžos ja erialas ja nii edasi, et anname sulle võimaluse erandkorras, seda eriti ei praktiseeritud, aga erandkorras. Ja see päev siis, kui ma nüüd pidin sinna erandkorras tundi minema, siis muusikakooli, siis ma läksin natukene varem kohale oma naabriplikaga. Ma kirjutasin õpetajale trepi peale kirja. Jätsin selle kirja trepi peale, et ära oota, ma ei tule. Ja panin kaabet. Noh, vaata kui on varem, et noh, tunnid olid, alumisel korrusel oligi nagu siis see riietusruum ja akordini tunnid toimusid all, aga üleval olid siis nagu klaveri ja solfedžo ruumid seal. Ja ma siis sinna trepi astme peale jätsin selle kirjakese, et ma ei tule, et ärge oodake mind, ma ei tule, mul aitab küll sellest. Ja hiljem muidugi siis direktor olevat minu emale öelnud niimoodi, et nendel on ääretult kahju, et temal olevat olnud plaan, et minust koolitada tema mantliverija. Et kuna minu onutütar, kes oli Jõgeva muusikakooli lõpetaja tunnistusega number 1, kes on tuntud muusikateadlane, Ene Pilliroog, et noh, Ene Tallinnast nagu ei tule sinna ei hakka muusikakoolis seda direktori ametit pidama, aga siis minust direktor tahtis siis koolitada tulevase muusikakooli direktori, no oli ikka utoopiline mõtlemine küll. No muusikakooli direktoriks, no iial ma ei oleks hakanud, ka siis, kui ma küll ei tea. Ma tahtsin arstiks saada hoopis ja mida ma kõike muud ja ooperilauljas, aga mitte muusikakooli direktoriks. Aga jah, nii et kiri ukse peale ja kogu lugu. Või trepi peale. Sinna jäi siis, noh, kuulmise järgi mängisin. Mulle ei meeldinud neid nootidest mängida, neid igasugust lugust, ma kuulmise järgi tahtsin mängida. Aga noh, see jälle ju ei meeldi paljudele, nii et mul onul isegi keelati, kuna onutütar oli suur muusikateadlane, siis onul isegi keerati akordini mängimine ära, et mis sa käeksutad seda velli, kui sa noodist ei mängi. Noh, võt nii.
ja noh, Ene Pilliroog oli muidugi Arvo Pilliroo abikaasa ja ma mäletan, ma käisin nende pulmas ja minu kata oli seal katusel ja seda katat sealt katuselt nad käisid alla toomas ja noh, sai hiljem ka nendega kokku puudutud ja kuna meil partneris oli ka ju saksimängija Leo, siis Arvo tihtipeale, kui nad seal maal käisid puhkusel olles, siis Arvo tõi oma neid kasutatud saksofoni huulikuid, just tal olid nagu vähe paremad kui tavakaubandusest kättesaadavad olid, et siis tema tõi oma neid kasutatud huulikuid siis mulle noh, nagu päris hulgi tegelikult, et ma saaksin siis oma bändi sellele saksofonimängijale edasi neid anda, nii et selline värk. Siis ma tahtsin minna, kuna ma Militsa korjuse neid laule laulsin ja klassikaline, siis ma tahtsin minna konservatooriumisse, et ma lähen nüüd klassikalist laulu õppima. Ja seal olid ka erinevad katsed ja mäletan, et kõigepealt oli seal seda luuletust lugeda, ma lugesin seal selle Tulipunase vihmavarju ja mul oli olemas küll, ka suveaeg olid need katsed ja mul oli olemas küll arstitõend, aga klassikalise laulu jaoks nõuti eriarsti tõendid, et tavaline kurgu-kõrva-nina arsti tõend ei olnud sobilik. Aga noh, meie arst oli seal ja siis noh, jäi mul see tõend saamata ja jäi mul sinna kooli minemata, eks ole, aga ma mäletan seda, et seal koridoris, kui seal nagu noh, laulmised, kes seal juba nagu laulsid, siis tulid sinna paar noormeest, kes olid juba nagu kas 2. või 3. kursusel konservatooriumis, tulid sinna kuulama, ütlesid, et me tulime veel ilusaid naturaalseid hääli kuulama, enne kui need siin majas ära rikutakse. Et noh, kui me nüüd nende ooperilaujaid kuulame, kes on oma ooperilaulja koolitusega ja nad laulavad neid tavalisi laule, siis noh, see on jah, tõepoolest on natukene teine toon nendel kui nendel poplauljatel ja diskolaujatel ja nii edasi. Nii et jah, kui me ei eksi, see võis olla Eugen Antoni, see on mulle nagu jäänud meelde, et jah, enne kui nad siin majas ära rikutakse, tulime ilusaid naturaalseid hääli kuulama, see tähendab, naturaalsus ikkagi loeb veel. Ja siis ega ma olen nagu laulnud siis nagu bändides ja nagu kogu aeg ju saanud, et ega ma ei ole nagu millestki suurt ilma jäänud. Ja kui ma siia nüüd tulin, siis ma nagu ei mõelnudki üldse mingisuguse laulmise peale ja nagu pill oli mul olemas küll ja noh, võimendus on mul Eestist kaasa toodud täisbändi võimendus, see oli mul suht uus, kui ma see ostetud ja see on mul siin olemas, nii et kui mul oleks tahtmine ja oleks võimalus, oleks ruum eraldi, kus saaks need asjad üles panna, siis ma saaksin jah, puldiga ja mikrofonidega ja kajadega ja kõigega saaksin teha noh, nagu paremaid salvestusi, aga kuna mul ei ole sellist ruumi, kuhu ma need üles saan panna, ja lihtsalt nagu siin üks diskor mulle siin nõu andis, et no kasuta vähemalt mikrofonigi. No ma olen kuulnud neid YouTube'i videoid, kes koduseid salvestusi teevad, pill tuleb naturaalselt, laul tuleb mikrofoniga tohutu kajaga. Tead, see on nii suur ebakõla minu jaoks, et ma parem laulan ilma naturaalselt. Ilma nende kajadeta, ilma igasuguste värkideta, sest ma olen sellega harjunud. Muidugi, palju ilusam on ju, palju kõlavam on seda kajaaparaati kasutada ja see annab häälele oma nuansi veel juurde. Aga noh, kui ei ole seda võimalust, siis ma olengi selline ummamuudu. Naturaalne. No võt nii. Nii et siis 2019 aasta oli siis selline, kus üks Tallinna Facebookis suhtlesime ühe Tallinna vanaprouaga Iviga, kes hakkas nagu uuesti otsitama, et no kuskilt, ma ei tea, impust läbi, et ma olen nagu laulmisega tegelenud, ma ei tea, kas mäletan, mul oli oma grupp Facebookis, et kas sealt keegi siis teadis või mäletan enam, kuidas sellest juttu nagu tuli ja Ivi nagu utsitas mind uuesti laulmisega tegelema hakkama. Ja esimene laul, mis ma siis nagu tegin, oligi üks laul, mis on Tago laevameistri tehtud laul. Palju õnne, tema nagu laulis abikaasale, mina laulsin sama laulu siis nagu Palju õnne Iivi. Ja ma salvestasin siis selle tema sünnipäevaks, see oli 20. jaanuar 2019, see oli esimene YouTube'i salvestus mul, et ma siis üllatasin Iivit selle lauluga.
ja noh, siis nagu tekkis see päris hea tagasiside juba. Ja siis mingi aeg hiljem, see oli siis juba nagu veebruarikuuses siis sõbrapäevaks, vaat siis tuli mulle kusagilt mingisugune luulu, et ma olin nagu kuulnud Ave Alevainu luuletust Sõprus on püsiv. Aga ma mõtlesin, et ma tahaksin, siis tekkis mul kusagilt see, et see viisistada. Ja ma viisistasin selle laulu ja salvestasin siis selle ka ilma Ave Alevainust alguses luba küsimata, on ju. Aga siis ma ikkagi, mul õnnestus leida ka kontakt temaga ja saatsin talle siis nagu selle salvestuse, mis ma olin sinna YouTube'i nagu üles pannud juba ja palusin vabandust, et ma tema käest enne luba ei küsinud, et seda tema luuletust kasutada ja viisistamiseks, eks ma ei ole ju mingi helilooja, et see on mul nagu esimene siis omaloodud viis sai nagu siis alguses olnud 2019 on ju, nüüdseks on neid kogunenud rohkem. Aga see oli jah kusagilt, ma ei tea, kust see viis tuli ja tekkis ja niimoodi tavaliselt öösiti käib see mul. Ja ma ei saanud Ave käest ketukit ja tal oli päris hea meel selle üle ja ta ütles isegi, et kahju, et ma siin kaugel olen, et tal tahaks isegi minust nagu rohkem teada saada ja me paar korda ikkagi suhtlesime Facebookis ka, aga siis tal läks tervis nagu kehvemaks ja Eestisse ma ei jõudnud, et ma oleks temaga nii silmast silma kokku saanud, aga sellega läks siis sedamoodi. Ja hetkeks on mul siis tekkinud niimoodi, et 250 videot on, see video saab olema nüüd 251. Ja ka seal ei ole kõik need laulud, et seal on ka palju neid jutukaid, neid räägiva raamatu sarja, siis on seal luuletusi ja siis on seal ka mõningaid teisi videoid, seal küll mul koduaiast ja jaanipäevadest ja sellistest üritustest, et sünnipäevadest vist ja mõned olen vist ära küll kustutanud, aga vabandust. Nii et jah, hetkel on 250 lugu, laulu, luuletust, et kui palju seal neid laule nüüd on täpselt ja kui palju nüüd seal on selliseid mul omaloomingulisi laule, mis ma olen kas täielikult ise kirjutanud, kusjuures nendel puhkudel on, paraku paljudel puhkudel on mingisugune tõsieluline taust sellel. Et elust enesest nagu võetud, et ei ole mitte nagu rääkivasse raamatusse jutuna esitatud, vaid on laulu sisse pandud. Vahel mõne laulu puhul on niimoodi isegi mitmest sündmusest ajendatuna on nagu kokku kirjutatud see laul ja sõnad siis just eriti. Aga mõnedel puhkudel olen ma siis kirjutanud ka eestikeelseid sõnu lauludele, mis mulle nagu mingis teises keeles nagu on meeldima hakanud ja ma olen siis kirjutanud eestikeelsed sõnad, sest ma olen tahtnud selle kanali ikkagi suht eestikeelsena hoida, kuigi mõned üksikud erandid on nüüd siia hulka nüüd küll sattunud, aga just sellest tingituna, et tihtipeale, kui me tahtsime nagu bändiga käsinemas käisime ja siis siis oli hirmus popp, et teeme inglise keeles ka midagi, mina ei osanud siis inglise keelt eriti ja pursid siis seal ja kui me siis üritasime seal mõne ingliskeelse lauluga maha saada, siis rahvas tuli vinguma, et mis te laulate laule, millest te ise ka aru ei saa ja me ei saa ammugi aru, eks ole, et me tahame eesti keeles kuulata. Et selle tõttu ma nüüd üritan ikkagi oma kanalit hoida eestikeelsena ja paljud hakkasid soovilaule esitama mulle isegi, et kuule, et kas sa seda ei laulaks ja kas väljakutseid nagu esitama ja ma võtsin vastu, mis vähegi tundusid mulle huvitavad ja vastuvõetavad. Et üks väljakutse on mul nüüd jäänud küll, üks venelanna soovis, et ma laulaksin Alla Pugatšova Icebergi. Aga see on nagu venekeelne laul, eks ole, ja ma ei hakka sellele ise sõnu kirjutama ja see on nagu liiga kõva pähkel ja ma ei taha seda ette võtta, nii et see paraku jah, see väljakutse jäi vastu võtmata. Aga enamus väljakutsed olen ma siiski vastu võtnud. Üks väljakutse oli veel see julge laul. See on ka nagu rohkem nagu meestel, et mind nagu, kui see tundus mulle huvitav või see laulu sõnum mind kuidagigi puudutas, siis ma võtsin sellest kohe kinni, aga see julge laul millegipärast ei kõneta mind ja nagu ei kisu, et ma läheks kohe nagu hasarti täis, eks ole. Ja üks osa on sellised, mis nagu kusagilt jääb nagu ette, nagu eile õhtulgi jäi mulle üks vana tuntud laul jäi mulle ette. Ja siis mõtlesin, et ma ei ole seda ka kunagi laulnud, aga miks mitte võiks ära teha. Need võib-olla ülehomme võib-olla laulan selle laulu ära. Nii et võt niimoodi tulevad siis, ja kui mulle miski asi tuleb nagu ette, siis hakkab mind kummitama ja see kummitab mind nii kaua, kui ma selle asjaga siis nii öeldakse, saan purki.
et kui on purgis kaan peal, siis on nagu enam ei kummita, siis saab rahulikult edasi elada, aga nii kaua, kui mul see asi purgis ei ole, nii kaua nad siis mul kummitavad ja vot niimoodi on sellega. Ja noh, hetkel on siis jah niimoodi, et üks minu omaloomingulistest lauludest kõige populaarsem ilmselt seni on see Koroonapolka, mille laulus seal Eestis kuulsaks küll keegi teine ja Andri ja seda laulu pidasid enamus inimesi, et see on tema laul ja kiidavad, oi kui tubli ja oi kui andekas sa kõik oled ja kuigi ta seal kirjutas, et noh, et see ei ole tema laul, eks ole, aga ega inimesed ei ole, eks ole, nad kuulavad ja noh, kes esitab ja no kui paljud neid laule siis ikka nagu laulja loojate põhjal nagu teavad, et teatakse nagu ikkagi noh, esitajate põhjal suuresti on ju, et kes esitanud on. Noh, minu esituses kõlas see laul siis nüüd ka Eimar Lenk pidas selle vääriliseks, et oma Vikerraadio Kuldrandevu saates seda laulu mängida, nii et seal küll kõlas ta minu esituses. Ja noh, nagu hiljuti mul oli ka siin ühe inimesega, kes arvas, et see ei ole minu laul, eks ole, ja kui ma talle siis ütlesin, et see kõlas Kuldrandevu saates ja oi, et see oli küll üllatus, eks ole, no vot nii on. Nii et hetkel on see vast jah üks nagu kuulsamatest. Siis küsimus, et kas mul ei ole mõtet tahtmist CD-d teha, siis miks mitte, kui on võimalus, aga no see CD, kui mul see võimalus ühel päeval avaneb, siis see CD ei saa olema küll mitte sellise Simmani stiilis tantsumuusikaga, vaid see saab olema natuke teistsuguses stiilis, millest ma olen unistanud, mida ma ei ole saanud nagu avalikult esitada ja nagu laulda, see saaks olema mingisugune kompott sellistest nagu ütleme salongimuusikast, mida nagu kuulamiseks nagu noh, seal võib-olla natukene džassilik ja prantsuse šansoone ja midagi taolist, eks ole. Noh, kui te jälgite mu kanalit, siis seal nagu on nagu mõningaid laule nii ühest kui teisest kui kolmandast olen ma nagu laulnud, olen võtnud ette ja nagu laulnud, et vot selles stiilis saaks see olema, aga neid kassette on tegelikult tehtud. Noh, üks minu noorimatest fännidest Tallinnas tegi minu CD, minu YouTube'i kanalit, salvestas neid CD-del, kõrvetas, saatis ühe mulle ka ja ta ütles, et tal on neid 3 erinevaid oli seal juba tehtud ja siis ta seal oma koolis neid levitas oma õpilaste ja oma õpilaste vanematele ja vanavanematele ja tal tekkis isegi äriplaan, et neid suuremas koguses müüma hakata, ütles, et huvi on päris suur, et õpetajatele ja kõigile seal väga meeldib, noh. Nii et mõningad on teinud ja noh, mulle jah, üks on ka saadetud. Ja noh, tegelikult on nende CD-ga niimoodi, et kui sa teed selle CD ära, sa raiskad selle peale raha või kuulate, ostjad siis võib-olla korra-paar kuulavad, on ju, ja siis nad lähevad kuskile niimoodi, et noh, millalgi lendavad nad prügikasti, on ju võib-olla. Et aga ma tean, et siin nii mitmedki on noh, iseenda jaoks teinud, siin üks tuttav mulle ütles, et ta ise ei saa YouTube'i kuulata, aga et mul sugulased olid siis teinud talle 3 CD-d minu lauludega. Ütles, et ma siis kuulan ja käian siis neid, aga noh, YouTube on iseenesest ju veel parim võimalus, sest seal sa mitte, noh, paljud teevad ka selliseid YouTube'i videod, et laul tuleb taustaks, aga pildid jooksevad hoopis mingisugused muud. No vot, minul tulevad niimoodi, et originaal. Et peate nagu mind ka välja kannatama vaadata. Nii et esialgu olid küll jah, mul niimoodi, et esinesin ma samade riietega, aga siis mul hakkaski tekkima nagu, et see läheb ju nagu igavamaks noh, vaadata, on ju, et kui sa ühte samade riietega kogu aeg esined, on ju, siis ma hakkasin tasapisi midagi vahetama või seal laulus oli mingisugune sõnum, noh nagu näiteks 7 kivist inglit, siis ma otsisin see odustuma kõik oma inglid ülesse. Ja siis ma panin endale, üks ingel oli mul õla peal ja kui te seda videot vaatate, siis mul ümberringi oli niimoodi, et 7 inglit oli mul ümberringi. Nii et need on kusagil siis, kas siis on taustal või on mul riietuses midagi, mis viitab sellele laulule, laulu sisule, et noh, ma ei tee midagi ülepeakaela, et ma mõtlen nagu läbi, paljud arvustavad seda, eks ole, et milleks nii ja milleks naa on ju, miks sa eputad seal. Noh, minu jaoks ei ole eputamine, õnneks mõned on aru saanud, et see on läbimõeldud tegevus. Ja ütlevad, et ma ka alguses ei saanud aru, eks ole, aga nüüd ma saan aru ja respekt selle eest. Et jah, ma ei tee midagi ülepeakaela, ma mõtlen korralikult enne läbi. Siin kunagi
kunagi 90. aastal, kui me käisin Ameerikas, siis sealt sai toodud esimene süntesaator ja see oli siis ikka kõva sõna ja siis me tegime, kodus salvestasime küll võimendusega, tolleaegsete võimalustega võimendusega ja puldiga salvestasime ka ühe kasseti. Ka selle kassetiga on nüüd niimoodi, et see kassett paraku ei ole enam kuulatav. Nii et ma ei kujuta ette, mis nendest CD-dest ajapikku võib saada, eks ole. Ja kui palju neid siis, mul on siin ka neid kogunenud, ostan ja kuulan paar korda ja siis nad siin seisavad, ega ma neid ei kuula, tuleb jälle uusi asju peale ja aga YouTube'ist olen mõni aru saanud, et on tekkinud püsikuulajad, kes kuulab hommikul vara, kes kuulab õhtul enne kui magama läheb, eks ole, paneb minu laulukanali peale. Mõned on siin öelnud isegi niimoodi, et kodustel sünnipäevaüritustel, et sa mängisid meil eile õhtul sünnipäeval, mängisid meil tantsuks õhtu otsa. Pannakse see minu YouTube'i kanal käima ja siis tansivad seal õhtu otsa kodus. Ma ütlen, aga kes mulle siis honorari hakkab maksma? Kõik tasuta on ju. Ja võt ongi, YouTube'i eelis ongi see, et see on tasuta. Ja mitte te ainult ei kuula seda laulu, vaid te ka näete mind ennast, on ju. Milline see inimene on, kes laulab, on ju. Vahel on mõned öelnud küll, et oi, et fono. Ei ole fono, kõik on otse. Telefoniga salvestatud, otse ja omadega. Niimoodi. Nüüd sai siis nendest CD-dest räägitud. Nüüd siis on niimoodi, et minuni on jõudnud infot, et juba mõnda aega tagasi, et neid minu kodukootud, neid salvestatud videoid, neid laulukasi mängitakse nii mitmetes raadiojaamades. Üks on Saaremaa Kadi raadio. Siis on Põlvamaa Marta raadio, et sealt mul on inimestelt tulnud tagasisidet, et oi, et juba mitu aastat mängitakse küll soovisaadetes ja seda laulu ja teist laulu ja tihtipeale kostab ja ei ole mulle kordagi tulnud sealt sellist tagasisidet, et nad ei kõlba, et nad ei ole raadios mängitavad. Mängitakse, inimesed tellivad, kuulavad, on ju, ja ju need raadiotegijad siis leiavad, et nad on mängimist väärt ikkagi, kuigi see kvaliteet, ma saan aru, et see kvaliteet ei ole see, mis on stuudios tehtud salvestusel, aga nad ei hingu, nad ei virise selle kallal, nad mängivad, on ju. Ja siin üks tuttav, kellega me koos kunagi bändi tegime, oli seal Muhus tööl ja tema siis isegi ütles mulle ükskord niimoodi, et kuule, tead, sa oled siin Saare ja Muhumaal ikka hullult kuulus. Et siin mammid siin pidevalt peavad jälgi ja kuulavad ja kannavad mulle siis ette, kui sul jälle midagi uut on välja tulnud, et sa oled siin ikka hullult kuulus kohe. Mina ei tea, kui hullult ma kuulus olen, aga nüüd ma olen seal muult paari inimesega suhelnud ja nemad on ka öelnud, et nad mängivad, laulavad neid minu laule seal ja isegi tellisid mul ühele laulule, et kas ma kirjutaks sõnad sellele laulule, see oli ingliskeelne laul. Muidugi ma tegin selle ja see esimene tellimus tellimustöö. Nii et kõike on ette tulnud ja miks mitte, aga on olnud ka selliseid, kes vinguvad, et võta mikrofon ja nii edasi ja ma olen siin reklaaminud meie raadiot ja ma olen siin meie raadiot kuulanud ja mul on nüüd nendega suusad rüsti läinud ja nendega ongi niimoodi, et nad mängivad küll, eks ole, ja siis nad vinguvad, sa mulle mitu korda nina alla hõõruna. See kvaliteet, see sinu lugude mängimine, see nõuab ikka teatavat julgust ja see kvaliteet ei ole ikka see ja ma teeksin nii ja ma teeksin naa ja see on tüüpiline helitehnikute jutt, kes istuvad seal puldi taga, näpivad nõppe, keeravad seda, teist ja kolmandat. Nendele pidevalt, need pidevalt on need, kes hõõruvad. Ära mängi. Ega mina ei ole palunud, ära mängi minu lugusid, kui sul nii palju julgust ei ole, et neid mängida ja kui sa leiad, et seda teist või kolmandat. Samas on mul üks DJ, kes ükskord küsis minu käest luba, see oli paar aastat juba tagasi, et kas ma sattusin sinu kanali peale, et väga huvitav on, et kas ma võin salvestada sinu laule oma kanalile. Tegi siis ühesõnaga mingisuguse kompoti, valis ise sealt midagi välja ja salvestas selle siis oma kanalile ja ma käisin siis huvi pärast seal tema kanalil vaatamas, et palju seal neid kuulajaid siis oli ja kuidas kommentaarid olid ja kommentaarid olid kusjuures väga head, sest enamuses ütles niimoodi, oi, milline üllatus, et täiesti erinev sellest, mida sa siiamaani oled kogu aeg mänginud, on ju, aga väga huvitav ja väga hea. Keegi ei vingunud sellepärast, et oi, need kvaliteet ikka ei kõlba nii ja naa, aga need helitehnikutega seoses ongi, nii et ega need helitehnikud, kõik nad arvavad, nad on kõvad tegijad,
aga ma olen helitehnikute pärast päris palju kannatanud. Nii nagu Tartuski keerati helituksi, eks ole, siis oli meil bändis üks helitehnik, kes kogu aeg kruvis aga nuppe, nii et rahvas saalis ütles niimoodi, kuulge ajage pekske see helitehnik sealt puldi tagast minema, ta ei pea ju kogu aeg neid nuppe näppima, las paneb heli paika ja mängige siis, on ju. Aga mõned on jah ikka hirmus targad. No vot niimoodi. Nii et kes ikka leiab, et on ikka kole värk, siis no ärge jumala pärast ärge mängige. Ja mina ei hakka teid paluma, mina selle pärast ära ei sure nagu mõni, et kui minu lugusid siin mingid raadiojaamad üldse ei mängi, vot siis ma ei kuula ka seda raadiojaama ja nii edasi. Nüüd natukene siis nendest omaloomingulistest lauludest, et jah, see tekkis mingi paar aastat tagasi ka nagu mingi nagu universumi poolne kingitus, et noh, see on täiesti uut minu jaoks, et ma nagu ma oleks iial arvanud, et ma hakkan nüüd lauludele sõnu kirjutama ja veel tellimuse peale ja et ma viisistama hakkan teiste laule ja nii edasi, et jah, mul on nagu soovilaulud, siis on mul kummituslood, millest ma juba natuke olen juttu olnud, on tellitud eestikeelsetele lauludele, siis ma avastasin Facebookist ühe vanaproua, ta on kuskil 80-ndates, luuleteder, kellel olid väga ilusad luuletused ja mul hakkasid tema luuletused meeldima ja mul tekkis selline, tuli kusagilt, et ma kirjutasin sellele, hakkasin viisistama neid. Ja siis ma ka nagu ei küsinud tema käest luba ja lõpuks ma siis nagu ütlesin talle, palusin vabandust, et ma ei küsinud luba ja hakkasin, tal oli väga hea meel selle üle. Ja nüüdseks on tekkinud neid tema luuletuste baasil nagu tehtud laule õige mitmeid. Selgitustes ma tavaliselt kirjutan, kas see on minu luuletus või on kellegi teise luuletus või kust see tulnud on mulle ka hakatud pakkuma, eks ole, et kuule, kirjuta minu luuletustele ka, et mul on ka palju luuletusi, et kirjuta minu luuletustele ka neid laule, viisista neid, aga mul ei käi see niimoodi käsu peale, et see käib mul niimoodi, kui ma ise leian, et see mind kuidagi puudutab ja ma ise tahan, siis ma seda teen, aga niimoodi käsu peale, me ei ole mingi helilooja ju, ega ma ei ole mingi luuletaja. Nii et jah, lisaks lauludele on mul tekkinud ka luuletusi, siis luulevormis selliseid lugusid, mis on sinna YouTube'i salvestatud ja nii edasi, rääkivasse raamatusse, nagu seegi nüüd tänane läheb. Palju küsitud küsimus, mida Illar ei küsinud, aga palju küsitud küsimus, kas sa kahetsed, et ei läinud Tallinnasse ja ei saanud lauljaks? Vot ei kahetse. Ma ütlen ausalt, see oleks olnud minu jaoks liiga igav ja üksloine. Kui ma oleks läinud saanud ooperilauljaks, et mind oleks vastu võetud sinna, ma oleks ainult sellega tegelenud või kas siis klassikalist või siis poplauljaks milleks iganes. Aga ma ei oleks siis saanud muude asjadega tegeleda, sest see on ka omamoodi ju ikkagi omamoodi võitlus käib, eks ole, ja konkurss ja kadedus ja mida iganes. Et see ei oleks olnud minu jaoks, aga nüüd ma olen saanud ennast teostada palju erinevatel aladel ennast nagu proovile panna ja katsetada üht-teist ja kolmandat on nii-öelda, elu on mulle andnud päris palju erinevaid võimalusi katsetada üht-teist ja kolmandat ja mis vähegi tundus mulle nagu katsetamist väärt, selle ma võtsin vastu ja selle eest on mind peetud, sa oled elupäevad lollakas olnud ju. Sa oled elupäevad ju teinud siukse asju, mida teised ei tee, on ju. Kes ei riski, siis sammust ei jõu, vahel läheb, kõik asjad alati ei õnnestu, aga kui sa katsetad, siis ma olen julgenud katsetada ja ma julgen olla omamoodi. Nii nagu ma olen olnud nagu ülekaaluline ju suht lapsest peale ja tol ajal ju ei olnud poest minu jaoks eriti riideid saada ja siis ma hakkasin ise õmblema. Ma hakkasin ise disainima ja ise õmblema, nii et ma mäletan, et ühe kleidi isa sünnipäevaks ma õmblesin niimoodi, et mul ei lubatud vanaisa õmblusmasinat kasutada, sest isa kartis, et äkki ma jätan sõrme sinna vasja vahele või mis kõik võib juhtuda, et mul ei lubatud õmblusmasinat karutada, hoia eemal on ju. Ja siis ma isa sünnipäevaks õmblesin siis ühe kleidi endale ja käsitsi. Ja panin siis selga ja isa käest sain muidugi riielda kõigepealt, et kas sa jälle näppisid õmblusmasinat? Ma ei näppinud. Aga kus sa said siis selle kleidi? Ma siin ise õmblesin. Aga kuidas sa õmblesid, kui see õmblusmasinat ei kasutanud? Ma siis käsitsi. Siis kui ema isa olid tööl, tulin koolist koju, salaja õmblesin, kui nemad hakkasid koju tulema, siis panin ära, peitsin ära. Nii, ja siis isa ütles, et hea küll, vaatas järgi, pahemalt poolt oli ju siis näha, et ei olnud masinaga õmmeldud, oli tõepoolest käsitsi õmmeldud, siis hea küll, nüüd võid hakata masinat ka kasutama.
aga ja siis paljud siis nagu oligi, nendel oligi, siis nad teadsid, et ma õmblen ja endale neid esinemisriideid ja siis kinkisidki mulle sünnipäevadeks enamuses väga paljud kinkisid mulle erinevaid kangaid, et mul oleks millest õmmelda. Aga nagu siis ei meeldinud jälle ühele mu onunaisele, sest sellel oli jäi ette, et tema pidi oma tütrele poest ostma kõik riided, on ju. Noh, ja mina nüüd õmblen ja disainin ise, no see ei kõlbanud kohe mitte kuhugi, no kogu aeg ta õiendas mu ema kallal sellepärast, et ei kõlba, ikka ei sobi ja nii edasi. Noh, keegi teine ei olnud midagi selle kohta. Teised kinkisid mulle lihtsalt riideid ja et ma saaksin õmmelda ja oleks mul millest õmmelda ja noh, vaat nii. Ma hakkan omadega nüüd üsna lõppu jõudma juba selleks, et ma vaatan korraks oma seda spekrit nüüd. Jah, et lõpetuseks ma tahan seda öelda, et ei kahetse, et ma ei ole nagu noh, et minust ei saanud professionaalset lauljat, laulda olen ma saanud. Noh, kas ma kunagi mingi CD-ni jõuan, seda me ei tea, on ju. Ja kunagisest 3 oktavi sellisest häälest ei ole suurt midagi järgi, et pärast seda, kui pärast teise koroona läbipõdemist, mida ma põdesin ikka väga rangelt, nii et ma pidin õppima pärast seda, ma ei teadnud isegi, kus ma olen, ma ei osanud kirjutada, isegi ma pidin õppima uuesti rääkima. Et noh, hea, et mul midagi praegugi veel on ju, ja oodata nüüd, et äkki tulevad mingid paremad päevad, äkki ma saan kuskil stuudios hakata kellegagi koos salvestama. Ma salvestan midagigi vähemalt nii hästi või halvasti, nii noh, ühesõnaga naturaalselt, et midagigi minust järgi jääks, on ju. Ja noh, mitte ainult lauluna, vaid ka visuaalselt näha mind, et noh, milline ma siis nüüd olen, et milline ma olen, milline ma olin, on ju, noh, see on võib-olla aastate pärast, et siin YouTube'is nad on ju kõigile kättesaadavad tasuta, küll tantsu taustateks, küll ma ei tea, milleks iganes, kellelegi, mis meeldib, kes salvestavad ise omale. Siin on isegi küsitud, et kuidas ma saaksin seda sinu laulu endale telefoni helinaks panna. Isegi seda nõuan, et küsiti, aga mina ei osanud anda, siis keegi teine andis siis seal nõu, et oota, ma annan sulle, ma kirjutan sulle, mismoodi sa saad. Ja noh, mitmed on küsinud, et kuidas ma saaksin omale salvestada neid ja noh, kes nagu tahavad ja salvestavad ja noh, ma ei oleks iial osanud arvata, et neid kuulajaid saab nii palju olema, et praegusel hetkel on mul jah 250 videot ja 482 jälgijat. Kusjuures need jälgijad ei ole mitte ainult Eestist, neid on üks vene papi on Nižni Novgorodist, siis on Saksamaalt, siis on ma ei tea mitmetest riikidest, vahel mõned ütlevad niimoodi, et me ei saa suurt aru, mis sa laulad, aga meile meeldib. Noh. Nii et vot sellised asjad nüüd, ma arvan, et nüüd sai põhiliselt see teema nagu puudutatud ja oma 1,5 tundi hakkab täis saama ja lõpetame siis sellega nüüd ära, et see on siis nüüd nii-öelda intervjuu, vastus intervjuu küsimustele, aga hõlmas nagu natukene laiemalt ja noh, kõike seda nagu paberile panna ja kusagile avaldama nagu nii oleks hakatud. Nii et aga nüüd on ta siis ära räägitud ilma kohvipausideta. ja kes viitsis kuulata, kes ei viitsinud kuulata, võib-olla kuulata mitmes jaos ja kellel on üldse huvi kuulata, kellel ei ole huvi kuulata, ei kuula, on ju. Nii et aitäh teile kuulamast, vaatamast minu kanali jälgimisel ja no ma loodan, et saite siit täna ka natukene rohkem informatsiooni kõige muu kohta, nii et kuulmiseni, nägemiseni järgmine kord ilmselt mingi lauludega. Nii et tšau, paka!